oleme harjunud valikmängudega, oleme harjunud sõpruskohtumistega, aga nüüd on uus formaat Rahvuste Liiga, et mida koondise fänn Rando, mida sa arvad sellest uuest formaadist? Arvamusi on nii palju, kui on inimesi. Aga mina isiklikult arvan, et on tegemist positiivse formaadiga, eriti keskmiste ja siis nõrgemate riikide, jalgpalliriikide jaoks. Loomulikult ka suured jalgpalliriigid leiavad sealt midagi, et vaatame siin Hollandi näitel, kes kaks suurturniiri järjest pole kvalifitseerunud. Et ma arvan, ka nendel on päris suur võib see olla motivatsiooniks, et just Rahvuste Liiga kaudu edasi kvalifitseeruda. Samuti, mis me nägime siin Kreeka-Eesti kodumängust viimati, et ka publikut tuleb rohkem kui tavalisse sõprusmängu vaatama. Et seda võetakse just kui nagu kvalifikatsioonimänguna ja võetakse palju tõsisemalt, et ei ole lihtsalt poolkõva sõprusmäng, vaid võetaksegi seda kui pääsu siis antud juhul turniirile. Hästi, aga kumb annab rohkem sinu jaoks emotsiooni, et kas kohtumised vanade tuttavatega, ehk siis näiteks Soome ja Kreekaga või sõpruskohtumised uute teistsuguste stiili viljelevate koondistega? Loomulikult on huvitav ka kohtuda uute riikidega, kelle jalgpallistiil on täiesti teistsugune, nagu me oleme näinud siis teisel pool maailma otsas, nagu on Eesti mänginud. Aga mina isiklikult ütlen, et antud siis Rahvuste Liiga kontekstis, et praegused mängud omavad mingit tähtsust, seal on mingi mõte ja see on nagu minu arust palju nagu mõtestatum. Ja vaatame siin, et kohtumised Soomega, see on Eesti fänni jaoks ikka väga põhimõtteline. Ja loomulikult, kes ei tahaks siis naabrit võita, Võtame näiteks ka Balti turniiri siia kõrvale, kus Eesti pole 82 aastat võitnud seda. Ja arvestades seda, et üldjuhul me pole läinud ka sinna 100% tugeva koosseisuga peale. Just kui tunduks, et viimasel ajal on see Leedu-Läti omavaheline võistlus, kes võidab selle Balti karika. Aga siin ongi see küsimus, et Rahvuste Liiga jälle paneb selle surve koondise treeneritele, et nad peavad kaasama 100% kõik valmis olevad mehed sinna. Et Eesti fänni jaoks loomulikult on Balti turniir väga-väga tähtis. Aga jah, paraku tundub nii, et lähtutakse sellele, mis me selle võidu eest saame. Hea küll, aga kuidas suhtud sellesse, et ka madalamatest gruppidest on reaalne võimalus otse EM-ile saada? Mina Eesti koondise fännina ütlen seda, et see on väga tervitatav, sest meil on hea võimalus, või kas nüüd hea, aga meil on arvestatav võimalus olemas sealt kaudu kvalifitseeruda. Ja kellel siis ei meeldiks tegelikult underdogid, et vaatame siin Islandit, praegu on Luksemburg väga häid tulemusi teinud, miks mitte Luksemburgist saab uus Island varsti, et uuel EM-il kellel ei meeldiks, kui selline väikeriik suudaks vastu saada teistele. Kuidas fännid võtsid kaks esimest Rahvuste Liiga mängu vastu, et mõlemad kaotati 0-1 nii Kreekale kui Soomele? Jah, ega siin midagi rõõmustavat öelda ei ole, et 2 kaotust 0 punkti tabelis. Kreeka mäng võimalusi raamidesse oli ülivähe, Soome vastu meil oli võimalusi rohkem, aga samuti ei suutnud realiseerida. Ma tooks välja siin 3 põhilist aspekti, et ründamäng loomulikult, mida on juba palju räägitud pärast neid mänge, et kui ikka mehed klubides ei löö väravaid, siis ei ole ka väga loota, et nad koondises midagi teeksid. Loomulikult me loodame ja tahame seda kõik. Samuti mängule tulemise häälestatus. Et kui me vaatasime siin Kreeka pressikonverentsi, Eesti oma siis, et nägime, et mehed olid päris mornilt rääkisid seal, kaasa arvatud meie peatreener. Et ja vaatasin ka statistikast järgi, et viimasest 6 Eesti koondise mängust 4 puhul oleme lasknud vastastel lüüa värava enne 15. mänguminutit, mis näitab, et ei tea, kes riietusruumist just tullakse kõige parema tundega välja. Võib-olla meil on just puudu see liidritüüp, kes kunagi Raio näol oli olemas. Võib-olla on vaja kedagi, kes esimestel minutitel mehed üles ärata platsil. Või siis teine asi, mille peale on ka räägitud, et praegune formatsioon, et oleme siin mänginud 5 kaitsega, kaitseliini, et kui mehed siin
lapsest saati on harjunud neljast kaitseliini mängima, et kuivõrd siis see mõjutab, et on näha siin ka kommunikatsiooniprobleeme just keskkaitsjate vahel, et see võib olla jah, üks põhjustest. Aga loomulikult vaatame asja selgemast punktist, et meil on 4 mängu ees. Mina koondise fännina ütlen seda, et me oleme 4 mängust 4 võitu võtma. Rahvuste liigas tahame edasi saada. Reaalsus, eks seda paistab. Samuti kutsun kõiki tulema 12. oktoobril nii Soome vastu kui 15. oktoobril Ungari vastu mängu siia samma A. Le Coq Arenale kaasa elama. Kuuldavasti Soomest on tulnud jutte, et 1000 fänni kanti on isegi Tallinnasse tulemas, mis on päris suur hulk. Ja samuti siis Eesti fännid ei taha alla jääda. Et tuleme kõik sinisärgid kohale, elame kaasa ja miks mitte täiesti võimalik on, et meil on ka mõni üllatusvaruks just Soome mängus. Nii et tulge koha peale kõike vaatama ja toetame lõpuni.